Ma olen kuuli, mida sa järjest täis laod. Ma olen korvpall, mida sa loodid. Ma olen väpp, mis taevast alla lööb. Ma olen näpp sinu iPhone'i nupul. Ma käin jumala tihti kinos. Tallinnas? Ma kukkusin seal käe pealtki. Ja ma käisin seal Solarises ja läksin tuult filmi vaatama. Ära sega. Niisiis, kinos ma väga tihti ei käi, eks ole. Ma käin. Lahe. Ja ma vaatasin seda Marslast. Marslast? Alles nüüd? Teate mis? Ma olen jumala ammu jumala head filmi näinud. No, üks hea film olnud. Mõtlen, ma olen jalg, mis sabab vaid kümnes. Ma olen prillik, su pöördis silmade ees. Ja ma olen kõige teravam pliiats ning selleks ma ka jään. Töö on aga olnud üsna pikaajaline, siis on ta jõudnud ka läbi viia mitmeid konkursse ja täna on minul au parimatele diplomid kätte anda Läänemaa Ühisgümnaasiumi poolt. Karl-Kristof Rebasele peapreemia lühifilmi konkursi Kes mina olen filmi Kes mina olen eest. Rahaline autasu. Marleen Papperile lühifilmi konkursi Kes mina olen emotsionaalse äratundmisrõõmu pakkuva filmi Kodutu eest. Rahaline autasu. See on juba kõik peas. Tule sisemine jälgid sisse ja vaatas sinna poole, lõvi poole. Sa pead rääkima, kuidas see sündis, eks? Nüüd paralleelselt lähed edasi. Kõik. Täpselt õiget nii valustanud. Siin sul ette, kui ei lähe valesti, hakkab otsast nagu. Selle näituse eripära on see, et ülekaalus on kunstilised fotod ja siin on foto minu mõttes päris suur ja eriti väljendusrikas. Ehk tutvustab ligemalt, et mis siin fotod kujutavad ja mis mõtted selle peale saab. Foto on kujutatud teenes mina, mis valmis video käigus, mida ma tegin koos Karl-Kristof Rebasega. Ja selle foto mõte on see, et jõuaks foto mõte on jõuda ikka endast selgusele, seda on ka pealkiri ütleb, et kes mina olen, siis ma ei ole veel siia endast selgusele jõudnud.
ma ei tea, mida ma tulevikus teha tahan, ma ei tea, kelleks saada tahan. Ja see mõte kogu aeg peas kordunud. Ma küsin seda endale üsna tihti, aga ma ei ole selle vastust leidnud. Oled oma installatsiooni kõrval, nii võib öelda, võib-olla tutvustab lühidalt, mis töö see on ja mida see edasi peab andma, mis mõtteid? See on minu installatsioon, mille nimi on Vaba kui lind ja selle mõte on see, et näidata, et inimesed isegi siis, kui nad arvavad, et nad või kontrollivad ennast ja on täiesti vabad, siis tegelikult niimoodi ei ole. Et igal inimesel on omad piirid, mis me endale ette seame. Nüüd tundub, et väga lihtne on tiivad ja osa kajakast panna üles, aga kui kergelt või kui raskelt on selle väljenduse peale tulid või palju sa võid vaeva nägema, et just selline see asi välja näeks? Ma alustasin selle installatsiooni peale mõtlemisega juba augustikuust, kust oli algne visioon täiesti teine, aga asjaolude muutumisel kujunes umbes nädal aega sai valmis see installatsioon. Nii, seal on olnud kajakas, räägi sellest kajakast, et mida ta enne seda sinu kätte jõudmist tegi? See kajakas, sellega on see mitte nii naljakas lugu, et ma päästsin selle 12-aastaste laste käest, kes seda toikaga tugisid ja mõtlesin, et sellest saaks ikka väga hea näituse, osale ses suhtes. Nad togisid surnuks selle või? Jaa, ma ei teadnud, et kuidagi ta ära tapnud igatahes. Olid ära tapnud? Jaa, ja siis nad togisid seda, siis ma lihtsalt läksin sinna ja siis vaatasin, et see on tuus. Aga ütlesigi niimoodi, et kui sa nägid, et päästsid lastest ära, aga juba oli hilja umbes niimoodi, et mitte jääks mulje, et sina tegid otsa peale. Jaa. Räägi sellest kajakast, mis ta enne tegi, enne seda, kui ta sinuni jõudis? Enne seda ta oli sattunud 12-aastaste laste ohvriks. Ma proovisin seda küll päästa, aga oli liiga hilja. Aga vaadata seda kajakat tundsin, et sellest saaks ikka väga kõva installatsiooni. Ja sul on mõtteid nii, et vähe pole, mulle tundub, eelmine aasta olid ka väga vabustava teosega siin näitusel väljas. Tulevad sul need ideed kiiresti ja selgelt sinuni? Need tulevad päraja kiirusega. Need tulevad kuidagi väga spontaanselt ja kui ka mõte tuleb, siis ma ikka teen lõpuni selle. Kui produktiivsus on sul järjest kasvab, jõuad sa ka selleni, et sa võid juba ainu isikuliselt ehk autorinäitusega välja tulla siia suurde saali? Mõtteid on olnud, aga arvan, et see aasta või mitte, aga tulevikus tahan kindlasti siin oma näitust ka avada. Nii, ütle aeglaselt oma täisnimi ja klass. Minu nimi on Karl-Kristof Rebanet ja olen 11. humanitaarklassist.